pärast hotellipõiget ma nüüd olen tagasi siin matkaradadel. Caldola Dignale on siis tänase päeva sihtpunkt. Et Passanegest, kus ma hotellis olin, tuli natuke üles lõnida, siis natukene alla. Ja siin siis pisut kevadise metsa jalutuskäiku. Puud juba ilusti rohelised ja kõik leitseb. Kaart mul ütleb, et olen jõudnud asulasse, mille nimi on Briezzo, Sombriezzo, siuke naljakas nimi. Siin on Via Levante, paistab miski vana kirik. Näiks see sedamoodi, et tänane päev pakub võimalusi näha kohalikku külaelu, et natukene nendest massturismi kohtadest siiski eemal. Samuti kõrgemal asuv küla maaliliste vaadetega siis alumisel tasandil olevale asulale ja teisel pool järvega, mis seal toimub. See Castello Tremosine küla, mis asub 617 meetri kõrgusel. Ja ta on juba siukene ajalooline koht, et asustatud juba enne eelajalooliselt, siis oli Rooma aeg, varane keskaeg. Naudin tänast ilma, et suhteliselt selge ja saab siin ümbruskonda maalilisi vaateid vaadata. Rahulikud maastikud. Siit on näha Tremosine kaarti. Ja ma vaatan, et kust ma siis täna alustasin, et siit Passanegast just praegu ma tulin läbi Pregasiost ja tänase päeva sihtpunkt on siin kusagil all Dignale kandis. No nüüd toimub laskumine kuskile huvitavasse auku. Järskude kaljusennade all. Näiks see sedamoodi. Ja mis meil seal on? Paistab nagu mingi tööstuslik rajatis. Seal kõrval on paadikesed. Kiiver soovitatud. Näiks, et see on see madal punkt siin Snoru põhjas, kuhu rada mind tõi. Või no ise tulin rada mööda ja siit hakkab nüüd mäkke minek. Aga ei, sain ikka veel allapoole tulla ja siin sellist vetemängu vaadata. No siit neid allulavaid ehitusi teiselt poolt vähe paremini näha. Läbi kulistiku teiselt pool künka otsas. Siit on näha, kuidas pikk kitsas Kaldajärv seal eespool, kaardil siis allpool, lõunapool laiemaks läheb ja kohe kõvasti laiemaks. Lähen vaade. Aga mina hakkan vaikselt siis tänase päeva sihtpunkti kohale jõudma. Dignales. Caldola Dignales meeldib üllatus, nimelt Konad kauplus, mis ma arvasin, et on pikal lõunapausil, nagu need osad kauplused väiksemates kohtades ikka kalduvad olema, oli täiesti avatud. Ja väga viisakas lahke meie ütles grazie, arrivederci, et külastage meid jälle. Täitsa elu täis asula. Vähe suurem koht võrreldes nendega, kus ma täna läbi tulin. Hotell Gallo. Vau, veel üks positiivne hotelli üllatus.
sihuke kena hea vaatega rõdu ka.